Tere hommikust, armsad sõbrad, kallid vennad-õed, kes te olete siin ja kes te jälgite meid ka interneti vahendusel. Kätte on jõudnud tõeline sügis. Kes on hommikul kirikusse jalutanud, siis arvatavasti saite ka natukene taevalikku vihma ja kastet, aga puud on ilusad, sügis näitab oma ilu igalt viisi. Ja tavapäraselt on olnud siis ka sügisel kogudustes üks lõikustänupüha ja meilgi täna on lõikustänupüha jumalateenistus, mille teeb eriliseks muidugi kõik see ilu, mida te näete siin ja mille eest on kandnud hoolt meie armsad sõbrad, meie armsad koguduse liikmed Külli Elmer, Seerika Reisko, Taavet Kütt. Eile õhtu nad valmistasid siin kõik selle ja muidugi on sellel korral eriline veel see, et seda kõike ilu siin ja kõike puhtust aitasid sättida ja korrastada ka meie sõbrad Inglismaalt. Elim Grupp missionärid tegid väga praktilist missionit eile meie maja peal. Kes puhastas kööki, kes suurt saali, aga muidugi nad käisid ka tänavatel ja kõik see, mida nemad on panustanud nende paari päeva jooksul, on lihtsalt võrratu ja me tahame öelda siin alguses juba meie armsatele missionäridele suur aitäh selle eest, mida te olete teinud ja muidugi kogudus väljendab oma tänu ikka aplausiga. Võrratu. Mõned nendest on meie keskel varemgi olnud ja hea meel on tervitada Johni ja Irenet ja teised, kes on ka siin olnud ja nad tulevad alati rõõmsal meelel siia tagasi, sest midagi siin sellel saarel ja Muhu saarel on jäänud eriliselt nende südamesse. Muidugi inimesed, kes te siin olete, aga kõik see, mida Jumal teeb. Ja täna me saame kuulata ka jutlust pastor Maikilt, kes tuleb ja jutlustab meile ja kes tahab kuulata pastor Johni, siis peab sõitma täna peale lõunat Muhu saarele ja pastor John jutlustab Muhul koguduses kell 4 Hellamaa külakeskuses, nii et kõik on teretulnud ka sinna. Aga täna tõepoolest on meil lõikustänupüha jumalateenistus ja meil on põhjus tänada Issandat ilmselgelt tema headuse eest ja kui näha ja vaadata, siis need annid ka ei ole siin iseenesest, keegi on istutanud, keegi on kastnud, aga keegi on lasknud neil ka kasvada. Ja ma usun, et kes siin ka olijatest oma väikest põllulapikest peab, siis mis te maha külvasite kevadel, siis arvatavasti miskit on ikka olnud, mida üles korjata ja see väärib tänu ja kiitust Jumalale. Psalmist ütleb väga huvitavalt 67. psalmis, ma loen siit vaid 2 salmi, 6 ja 7, kus ta ütleb, Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad. Maa on andnud oma vilja. Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid. Olgu see päev meie ühine tänuohver ka Jumalale, kes toidab meid nii ihu, hinge kui vaimu poolest. Ja kui külvaja läheb põllule, ei tea ta ju veel, milline see saak täpselt tuleb. Aga ta külvab ja ta külvab usus ja ta külvab ühes lootuses. Nõnda on ka, võiksime öelda, meie eluga. Me külvame armastust, me külvame headust, me külvame palveid, me külvame usku ning usaldame, et Jumal kasvatab sellest ühe vilja. Ja Paulus kirjutab meile meeldetuletuseks 2. Korintuse kirjas 9. peatükis 6. salmis, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti ja kes külvab õnnistuseks, see lõikab ka õnnistuseks. Täna võime vaadata tagasi ja tänada kõige selle eest, mida Jumal on lasknud kasvada meie töödes, meie suhetes ja ka meie vaimulikus elus. Nii et tõuseme alguspalvele. Hea Isa taevas, me täname sind Jeesuse nimel ja oleme rõõmsad, et oleme võinud kokku koguda saagiga sellel aastal. Sinu arm on olnud suur,
saak on olnud piisavalt selleks, et me sellest võiksime toidetud saada ja see kõik on sinu arm. Täname ka selle vaimuliku külvi ja lõikuse eest, mida oled lubanud külvata ja kokku koguda nende inimeste eest, kes on ka viimaste päevade jooksul mõistnud seda, et see arm on kandnud ka neid ja nii mõnigi neist on täna meie keskel. Õnnista väga oma lähedal oluga seda armast osadust, mis meil siin on. Kiitus ja tänu sulle, et võime tuua sulle ka tänuks ülistuse oma huulte viljaga. Sa näed ka neid inimesi, kellel täna on väljakutsed ja raskused. Palume nende pärast ka, et nad võiksid kogeda sinu armu ja armastust ka siin olles. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja nüüd võtame aega, et ülistada Jumalat ja nii nagu näete, on täna meie ülistus rahvusvaheline. Pastor John on trummide taga. Thank you, John. Ja meie omad armsad Aivar ja Angela ja lisandunud on Teresa, kes on Tallinnast, aga õpib Saaremaal. Kiidame Jumalat. Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb. Ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan sõimes hoida sinu teel, ka siis, kui avastan, et kraavid ees. Ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitseb nii taevas kui ka maa. Tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb. Ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis, kui avastan, et kraavid ees. Ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitseb nii taevas kui ka maa. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Nii täna valitseb nii taevas kui ka maa. Au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus ja veel. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub lootus igavesti. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, Püha Jumal, oled kõik võimas. Nii täna valitseb nii taevas kui ka ja veel. Ma kiidan sind, Isa, sina valitseb. Ma kiidan sind, Isa,
mu elu tee. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõikvõimas. Täna valitsed nii taevas kui ka maa. Tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Arm nii võrratu. Armi võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu hoiab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal, kes on kõikvõimas, vägev Jumal, kui kõik raskused rõõmust põratab. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõikvõimas, vägev Jumal, kõik raskused rõõmust põratab. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Ei saa sind piisavalt tänada, võin su ligi olust elada. Ei saa sind piisavalt tänada, võin su kätte lihtsalt puhata. Ei saa sind piisavalt tänada, võin su ligi olust elada. Ei saa sind piisavalt tänada, et minu patud kandsid Golgata. Ja armi võrratu. Armi võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse.
armastus mõõtmatu. kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõikvõimas, vägev Jumal, kui kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mida tantsima oma armuga. Seesama Jumal on kõikvõimas, vägev Jumal, võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa. Kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma maha jätan nüüd. Ohvrid sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest. Sa hoia ja mind kanna, ma vajan su armu iga päev. Su ilu ja su suurus mind hämmastab ikka ja jällegi. Sa võta mu austus ja tänu, see kuulub sulle. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust.
miks pead sa kõik kombed ja tavad, mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ohvri sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid. Nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust, vähem mind ja rohkem Jeesust. Vähem mind ja rohkem Jeesust. Enne kui sa istud, tervita oma kaaslast, kes on sinu kõrval, kes on sinu taga, kes on sinu ees. Võid liikuda ka veidi ringi, keda sa veel ei ole jõudnud tervitada. Tore on näha teid kõiki. Jumal väga õnnistagu, kust iganes te olete tulnud, ka rõõm on teid näha siin Kuressaare Nelikaare koguduses. Ahva. Suur tänu ka meie ülistajatele. Ja täna on kuu teine pühapäev ja siis on meil olnud ikka tavapäraks ka üks osa, mida me koos oleme teinud ja samuti tänanud Issandat selle eest, et tema on meie patud kõik ristile kandnud ja meid lunastanud ja vabaks ostnud. Ja me oleme tänanud Issandat, et me oleme osa tema ihust, igaüks selle ihu liige. Ja nii ka täna täname Issandat ja enne kui me tuleme ja Issanda surma mälestamise läbi viime, ma loen ka täna Jumala sõna enne seda. Ja see on tekst, kus Jeesus isiklikult siis veel viimast korda oma viimase paasasöömaaja siis läbi viib. Ja loen selle teksti ette, see ei ole väga pikk. See on siis Matteuse evangeeliumi 26. peatükist ja alates 17. salmist. Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime. Tema ütles, minge linna selle ja selle juurde ja öelge talle, õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasa söömaaega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasa söömaaja. Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12. Ja kui nad sõid, ütles tema, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle ütlema, ega ometi mina see ole Issand. Tema aga vastas, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Inimese poeg läheb küll ära nõnda, nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesel oleks parem, kui ta ei olekski sündinud. Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle, olen siis mina see rabi. Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest
pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Selline sündmus siis leidis aset ja oleme tänulikud Jumalale, et tema arm ja armastus on niivõrd suur, et ka kõige rängemad eksimused on tema andeks andnud meile. Ja see on tõesti Jumala arm. Ja vaadates seda teksti ja mõeldes siis Juudasele, kes tema ära andis, võib tekkida palju küsimusi, aga ta oli seal ühes Jeesusega ja oli ühes nende jüngritega ja tundub, et ka tema oli üks nendest, kes osa sai seal sellest söömaajast. Nii et me näeme, et Jumala armastus ulatub ka kõige kaugemate nurkadeni ja inimeste südamesoppideni. Ja meie oleme seda tõesti pidanud ka oluliseks, et tänada Jumalat ja meie ei ole otseselt vahet teinud ka konfessioonide vahel, et kus iganes konfessioonist sa ka pärit ei oleks. Kui sina usud, et Jeesus Kristus on surnud ka sinu pattude eest, siis meie peame seda issanda lauaks ja anname võimaluse tulla ja kinnitada oma uskuga selle kaudu. Nii et ka teiste konfessioonide liikmed võivad olla meie armulaual teretulnud. Nii et me ei tee siin vahet, vaid me usume, et Jumal tõepoolest on sirutanud kõigi inimeste poole, andes teada, et tema arm ja armastus veel on maksvad. Ja ma palun, et pastor Vello tuleb ka ja me koos täname, nii nagu seda Jeesus tegi koos oma jüngritega. Ta tänas, murdis ja siis jagas ja seda ka meie teeme üheskoos. Isa taevas, täname sind, võime sinu ees seista. Selle läbi, et sa oled oma poja läkitanud siia maailma, et võtta meie patud, üleastumised, kõik meie valed teod ei vii need ristile. Me täname südames selle eesõiguse eest, et me võime seda kogeda. Kõik minevik, kõik vale, mida me oleme teinud, on Kristuse verega puhastatud. Ja isa, me võime sinu ette tulla kui sinu armsad lapsed ja me ei pea häbenema, vaid me tuleme ja ütleme sulle suur tänu selle kutse eest, suur tänu selle puhastuse eest. Me võime olla sinu ees tänades sind, et su arm on nii suur olnud, kuni siia maani. Ja palume õnnistus seda leiba, kui me vastu võtame, eks kogeda, issand, nagu sõna ütleb, et Kristuse verme taava läbi on meil tervist tulnud. Issand, las see sõna saab täna lihaks meie eludes, meie enda eludes. Me kogeme, Jumal, et see, mida sa ütlesid välja, on maksev täna sellel hetkel, kus me tuleme sinu ees seistes võtta vastu sinu leiba ja verd, issand. Täname ja kiidame sind veel kord kõige eest. Amen. Jeesus, me täname, et tõepoolest sina oled meid kutsunud nimepidi ja see leping on täna kehtiv meie kõigi jaoks. Tänu sulle, et sinu armastus on väljendunud ristil nii selgelt ja arusaadavalt, et me täna siin võime seista ja tänada sind, issand, et sa pidid küll kannatama, aga see kannatus lõppes surnuist üles tõusmisega. Ja see on meie kõigi lootus ja usk, et me elame ühes sinuga. Jeesus, ma palun, et igaüks täna, kes tuleb ja osa saab, see võiks kogeda ennekõike sinu armastust ja sinu halastust. Jeesus, see veri on pesnud meid puhtaks kõigest süüst. Ja enam ei ole meil hukkamõistu, vaid meil on õigeks mõistmine Jeesuses Kristuses. Olgu see, mis täna rõõmustab meie südant ja meie elusid. Sa oled koos meiega siin. Amen. Ja meil igal ühel on võimalik tulla oma kohalt ja meie Velloga seisame siin ees ja siis jagame teile. Amen.
tänu Jumalale, see on üks imeline armas hetk. Nüüd on veel üks hea ja imeline hetk ja siin ma annan sõna vend Veljole. Ole hea, me paneme kokku armastuse anni. Õnnistatud pühapäeva hommikut. Ja nagu öeldud, me paneme kokku vabatahtliku ohvrianni. Ja ma loen Jakobuse kirja 2. peatüki 15. ja 16. salmi. Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, mine rahuga, soojenda end ja sööge kõhud täis. Aga ta ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku, mis oleks sellest kasu. Aamen. Et see olukord, mis ma räägin, ei ole muidugi nii hull. Aga te teate, et kui peab verd andma, siis mõnede asjade juures sa ei tohi süüa. Ja siis sa lähed sinna verd andma ja siis ahaa, sul on kõik hommiku juba olulised kiired tööülesanned tehtud, et pane siia pikale ja ole hästi rahulik. Nii, meil on siin seina peal telekas ja ja siis sa istud ja esiteks, kui sa oled söönud ja kui sa pead regulaarselt midagi tegema, aga sa pead enne sööma, siis sa ei ole mitte nõrk, siis sa ei ole mitte ainult näljas, vaid sa oled ka nõrk. Ja siis mis mul teha on, vaata, mis telekast tuleb, ja siis on kuskil soojal maal. Võtavad seal vilju ja pöllu saadusi ja mis nad tegema hakkavad. Siis nad hakkavad neid ette valmistama. Siis nad hakkavad toitu tegema. Siis vaatad pildi peal, aurud tõusevad. Huvitav, et sellises olukorras võib neid lõhnu tunda. Ja mis nad siis hakkavad tegema? Siis nad on piduseks, siis nad hakkavad sööma. Ja ma panin nüüd oma prillid ära. Ja vahest on ka meie õpetused või ligimise aitamised niimoodi, me peame mõnda see aitab, aga kes on töölisest hädas, see ei aita see, et ma pean jutluse punkt 1, punkt 2, punkt 3. Mine koju, söö kõht täis. 3. punkt, soojenda ennast. 4. punkt, ole rahulik, puhka, mõtle positiivselt. Ja 5. punkt, pane ennast korralikult riide, kui sa tagasi tuled. Punkt 1, punkt 2, punkt 3 ja siis sa oled edukas, rõõmus ja terve. Aga kui me ei anna talle ei ravi ega elu leiba, kui ei oleks neid, kes ei annaks neile elu leiba edasi ja toidaks karja, ei kannaks hoolt nende eest, ei ehitaks üles perekonda, kas Jumala perekonda või. Nii et su panus on oluline, kui sa teed seda rõõmuga, siis issand paneb selle sinu antud seemne kasvama. Ja sa võid küsida, et mis on sinu osa. Et võib-olla on sinu osa hoopis tõuse püsti ja kõnni. Issand, me täname, et sinu heldus kestab igavesti, issand. Ja issand, kui su vaim juhatab, issand, siis me võime olla praktilised ja inimesed saavad abi, need, kes tõesti abi vajavad. Mitte need, kes püüavad petta ja välja pressida, issand. Vaid, issand, kutsuda ka neid väljaspoolt ja liita meie perekond kokku, issand. Ja nii, kuidas sina oled meile andnud. Me palume õnnistust sellele ja tarkust, kuidas seda kasutada. Tänu selle Jeesus, aamen.
samal ajal siis, kui korvikesed ringi käia, ma nimetan mõned teated, mis siis ees seisavad järgmisel nädalal. Teisipäeva õhtuti siis on võimalik ikka tulla kella 7 siia kohviku poole peale ja toimub osadusgrupp. Ja kolmapäeva hommikul, kellel vähegi võimalus, siis tere tulemast palve hommikule kell 10 siin samas kohvikus. Neljapäeva õhtul on taas võimalus tulla palve õhtule algusega kell 7. Ja järgmisel laupäeval siis juba on Tallinnas Tondiraba jäähallis toimumas esimene suurem lootusaeg festivali teenistus ja siit Saaremaalt siis on minemas ka buss. Nii et kes on registreerinud, siis ärge ära unustage ja kes veel ei ole, aga tahaks kangesti minna, siis on võimalik täna veel viimast korda anda endast teada Andrale ja Andra siis registreerib teid bussi peale. Ja sama siis on pühapäeval, et 2 õhtut Tallinnas need suured evangeelsed koosolekud toimuvad ja Will Graham on meie keskel. Nii et soovitan küll, kui vähegi veel võimalik teha plaan, et osaleda seal Tallinnas Tondiraba jäähallis. Nii et ma loodan küll, et see 2 õhtut seal Eestimaa jaoks on midagi väga erakordset, midagi väga olulist. Ja nii nagu te teate, on ka valimise periood ja siinkohal ka siis on meil võimalik kaasa rääkida kogukonnas, ühiskonnas ja anda oma hääl siis nendele isikutele, keda meie arvame, et võiksid juhtida kohalikku omavalitsust järgmised 4 aastat. Et see on ka pühapäevane päev ja eelvalimised muidugi juba ka on avatud. Aga siis tahan täna veel öelda, et mul on väga suur rõõm, muidugi teist, et teie siin olete, aga ka meie armsatest külalistest, kes on tulnud Inglismaalt. Ja esmaspäeva, teisipäeva õhtu me juba juubeldasime koos ja tänasime Jumalat ja kuulutasime Jumala sõna. Siis olid samuti meie keskel külalised Inglismaalt, aga täna on uus grupp. Ja meie keskel on John ja Irene ja siin temaga koos veel kaasas mõned sõbrad ja muidugi Alan ja Alice, kes on suured missioonisõbrad ja on teinud väga palju selleks, et missioon Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus areneks. Ja nüüd mina annan siit ka mikrofoni üle Alice'ile ja Alanile ja nemad siis tutvustavad ja juhatavad järgnevat osa. Tervitame Alanit ka ja Alice'd ka ühe aplausiga. Well, it's good to be back with you here. No nii, väga tore on siis taas jälle siin olla. We were here last Sunday, Monday and Tuesday Nii et möödunud nädalal ka 3 päeval olime with a vähemalt siin. different team from the UK, and this time with a new team, and we were here Friday and yesterday and today. Nii et täna siis juba uus grupp ja tõesti ka oleme siin mõned päevad toimetanud. And every team that comes is very, very different. Ja iga grupp õigupoolest, kes tuleb, on päris erinev. But into Estonia this year, there were 27 different mission teams that came. Aga sellel aastal siis on käinud Eestis 27 missioonimeeskonda. 27. 27. Most of those were in Tallinn with the Assemblies of God missionaries. Enamus nendest küll siis Tallinnas Assemblies of God missionärid. But when we were asked to help international missions for IKNK, Aga kui meil paluti, et me aitaks juhatada siis Eesti Kristliku Nelipühi kiriku missionit, we really wanted to spread mission across all of the IKNK churches. siis meie südames on ikkagist see, et kõik Nelipühi erinevad kogudused võiksid kogeda, mida see tähendab. So we bring the teams who we're bringing over, we're bringing to different places. Nõnda siis me toome meeskondi üle erinevatesse kohtadesse Eestis. We've been in Pärnu, Pärnus oleme olnud, Valga Valgas, ja Kuressaare Kuressaares ja mõistagi, Muhu Muhu saarel. ja and other places. So but it's our heart to spread mission so that you get to experience mission.
ja see on see meie südames ja kui sina koged missionit, mida see tähendab and the amazing things that can happen Ja tegelikult- when you go on mission. ja tegelikult ka põnevaid asju, väga põnevaid asju, mis missionil toimuvad, eriti kui sa ka ise lähed näiteks missionireisile. So first there's teams that come here like this team, et üks asi on see, et meeskonnad tulevad siia külla, nagu see meeskond siin täna, and they help you. ja tulevad ja aitavad ja toetavad teid. They come to serve your vision Tulevad ja teenivad nii-öelda teie visiooni and to partner with you. ja siis sellises heas partnerlus-sõprussuhetes. But then we also take teams from Estonia. We started taking teams, and this year we've taken 2 teams to England. ja sel aastal aga on meil ka siis õnnestunud viia 2 meeskonda Inglismaale. Next year we already have 3 mission trips planned to different nations. ja 2026 on meil plaanis 3 missionireisi väljapoole Eestit. And some even smaller churches can send people on mission. ja õigupoolest ka mõned täitsa väiksed kogudused saaksid saata välja inimesi missionireisidele. Just a few weeks ago, we went to a place called Leigh-on-Sea. no nii, We et took inimesed, et te ka aru saaksite, mis toimub, siis et alles mõne nädala eest me külastasime siis seda kogudust, kes täna siin on. We took a team of 7 people from across EKNK churches. ja 7 inimest siis erinevatest EKNK kogudustest We're going to show you a video of that in a moment. ja meil on ka väike video selle kinnituseks And watch closely, you need to spot all the EKNK people. ja vaadake siis, kas tunnete mõne ära ka. And there will be one that you definitely know. no me usume, et ühe te tunnete kindlasti ära. But we want you to see what mission can be like and let you know that you can also go on mission. ehk siis me tahame, et teil nagu tekiks see väike maitse, eelmaitse sellest, mis missioon on ja et te mõtleksite, äkki ma peaks ka tulema kaasa. And if you want to grow as a disciple of Jesus, short-term mission really is the best discipleship tool ja kui sa that tahad exists. kasvada Jeesuse jüngrina, tema järgijana, siis lühiajaline missionireis aitab sellele tohutult kaasa. Now, Leigh-on-Sea Church is similar in size to this church. ja Leigh-on-Sea kogudus Inglismaal on võib-olla suuruselt sarnane Kuressaare omaga, But I want you to see the impact and the work that goes on when you partner. aga ma tahan, et te nagu märkaksite ka seda mõju, mis sellest vastastikusest nagu sõprussuhtest tekib. And I want you to be inspired by what you see, ja nii, et luba siis ka olla inspireeritud sellest, mis sa näed, to learn from what you see, õppida sellest, mis sa to be näed, excited about what you see, saada põnevile sellest, mis sa näed. and realize when the next teams come, this is what this church needs to start to do. ja et kui tuleb järgmine meeskond, et kuidas me saame veel rohkem So kaasas olla. a big challenge for you, but let's watch the video. vaatame siis. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Let's go. And unclean, sin was stained on me, and shame was running deep. But love was hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh,
took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, when you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, oh, we took it away. Oh, you took away my shame, when you got it to that old rugged cross. Got me running out. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away your shame, and you nailed it to the cross. And it came running to you. Hallelujah, here I come. Sing hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. I'm not depressed anymore. My anxiety left me. If you've been clean, everybody jump, jump, jump. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, you say. 'Cause I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water and washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Prayer. Yamal on here. Did I say it correctly? Yes. But I didn't hear the response. Yamal on here? Amen. 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 It's great to be here again. We were here last year. nii et igavesti vahva siin taas olla teie keskel, olime ka siin siis esimest korda eelmisel aastal. And we get so excited at coming back here to this church. Ja see on nii põnev tulla taas tagasi siia kogudusse. And so we're glad to be here and we're glad to be with you this morning. Nõnda siis me tõesti oleme rõõmsad olla siin koos teiega täna hommikul. And I bring you blessings from our church at Elim Lee to you. Ja toon teile kõigile tervisid siis Elim Lee kogudusest. They will just be getting ready to start their worship practice now. Ja praegu sellisel kellaajal on nemad siis just oma ülistusprooviga alustamas. But they will be praying for you right now. Aga et te teaksite, nad on palvetamas teie pärast just praegu sellel hetkel. So it's good that we can connect together again. Nii et see on nii tore, et me saame taas ühenduses olla. We had lots of fun here on Friday night with the youth team. Reede õhtul me aitasime kaasa noorte koosolekutega, meil oli tõsiselt lõbus. And it was all about building up and creating teams. Ja küsimus on siis tõesti nagu meeskondade loomises ja ülesehitamises. We had a tug of war game. Meil oli siis selline sõjamäng siin nii-öelda. It was youth against adults. Ehk siis selline võistlus, et noored versus täiskasvanud. And because the youth came together as a team, they beat us. Aga kuna noored suutsid moodustada toimiva meeskonna, nad võitsid täiskasvanuid. And we had our own rally here in church. Ja siis me moodustasime ka siin oma väikse ralli. We got them to lay on the floor and they had to coordinate between themselves to roll a table full of bricks along the floor without spilling them. Ja see oli siis selline võistlusmäng, et noored kõik siis heitsid maha pikali ja me panime laua teist poole nende üle ja veel mingi kastide virna ja siis nad pidid niimoodi ennast keerama, niimoodi see laud veereb siis edasi üle nende, nagu nad ennast keeravad. And it worked really, really well. They worked well as a team. Ja taas noored teadsid, kuidas tuleb meeskonnana töötada. And yesterday, we had to work well as a team. Aga eile pidime meie töötama meeskonnana. We were given a list by Kai of jobs to do. No nii, Kai andis meile võimsa nimekirja kõikidest toimetamistest, mis on vaja ära teha. And so we had to complete them as a team Nii et to get it meeskonnana, done. selleks, et sa saad ülesanded tehtud, tuleb need ära jagada oma vahel. It was no easy task. Polnud see midagi nii lihtne. One person would have found it really difficult.
ja üks inimene leidis, et see oli päris raske. But when you work as a team together, it makes things easier. Aga taas, kui sa töötad ja toimid meeskonnana, siis asjad lihtsalt muutuvad lihtsamaks. And so this morning, I'm going to hand this list of jobs to you. Nii et täna ma annan selle tööülesannete nimekirja sulle, Because when you participate and you help, you make life easier for everyone. ja sest et kui sina oled asjadega kaasas, siis elu muutub lihtsamaks kõigi jaoks. And I just want to tell you before my colleague Mike comes and speaks to us this morning, I just want to tell you why have we put this white paper towel on the front this morning. Aga enne, kui pastor Mike tuleb üles sõna jagama, siis ma tahaksin selgitada sulle, et miks me nendest ristisi moodustasime nendest käterättidest. It's because sometimes in the busyness of our lives, Vaata, elus on nii, et vahel see elu võib olla päris toimekas. we don't always see Jesus in it. Ja me unustame ära, et Jeesus on ka kõikide asjade sees. You have a lovely cross on the background of the wall there, Seal tagaseinas on nagu valgusrist teil seal, but it becomes so familiar, sometimes you don't see it. aga sa harjud nagu nii väga ära sellega, et sa tegelikult ei panegi tähele selle olulisust. And so today we just put a paper cross down here because you think, why is that there? Ja nõnda siis me asetasime nendest paberkuivatusrätikustest sellise risti siia tegime. Ja sa And mõtled, et miks see siin on? It's just to remind us that Jesus should be the center of everything we do, everything we think about, and everything that we do in our actions. Aga asi on lihtne, et tuletada meile meelde, et Jeesus on meie kõikide elude ja mõtete keskmes. So we want to focus on him this morning Nii et igal juhul täna hommikul taas me tahame keskenduda talle. because he is good. Amen? Sest Jumal on hea, amen. Yeah. He is so good. I see on this young man on the front row, Ja ta on nii hea, et vaata, ma vaatan selle noore mehe peale siin esireas. the goodness of God just shines from him. Ja Jumala headus lihtsalt peegeldub It just temast. radiates from him. See lihtsalt särab välja. And I just urge you to pray for this man. Ja ma ka tuletan teile Pray alati for his meelde, leadership palvetage oma juhtidest, palvetage piiskop Aluri eest. and pray that he will continue to be blessed. Ja et ta ikka In all oleks that he does. õnnistatud kõiges, mis ta ette võtab. Okay, so I think at this point we're going to ask Mike to come out and preach, and then I think Irene, you have a song for us after that. Yeah, brilliant. So Palun, et- good to be with you today. Nii et väga tore olla teiega koos täna. Just before we turn to the Word of God, can I just endorse what Alan has just shared with you? Et enne kui me asume Jumala sõna juurde, ma tahaks korraks nagu kommenteerida seda, mis Alan on eelnevalt ka öelnud. I first went on mission when I was in my early 40s, Minu esimene missioonireis leidis aset siis, kui ma olin 40-ndates. quite a long time ago. No sellest on nüüd mõnda aega. And I've been to Africa, to South Africa and Zimbabwe. Ma olen olnud Lõuna-Aafrika Vabariigis, Zimbabwes. I have been to India 8 times. Indias olen käinud 8 korda. And now I have the privilege of coming to Estonia. Ja nüüd see on olnud suur eesõigus tulla Eestisse. But can I tell you that the first time you go on mission, Aga kas ma võin sulle öelda, et esimest korda, kui sa lähed missioonireisile, your life will be changed. siis su elu muutub radikaalselt. Aha. Yeah, you will be blessed Sa saad, missionary more than you will bless the people you serve. ja see on nii huvitav, et kui sa lähed ise missioonireisile, olles missionär, sa tegelikult
saad isegi veel rohkem õnnistatud kui see rahvas, keda sa külastad. So if you have the opportunity and please do all that you can, whether it's to England or Finland or wherever, do go along, join a team, you will be blessed. Ehk siis, kui avaneb sulle see võimalus, siis ükskõik, kas sa lähed Inglismaale või Soome, lihtsalt liitu selle meeskonnaga, ma võin sulle öelda, et sa saad õnnistatud. But enough of, oh, gosh, I've suddenly come to life. Let's turn to God's word. Would I be better with No nii, No? hakkame uurima Jumala sõna. Yeah, okay. So, do you ever wonder what it would have been like to meet Jesus in person? Oled sa kunagi mõelnud, et mida see võiks tähendada, kui sa kohtud Jeesusega nagu palgest palgesse? Do you think it would be easier to believe if you'd seen the miracles he performed or listened to Jesus preaching? Mis sa arvad, et kas oleks lihtsam sinu jaoks, kui sa näeksid reaalselt oma füüsiliste silmadega, kuidas Jeesust jutlustamas või nähes tema imesid? But you know, not everybody found meeting Jesus to be such a good experience. Aga vaata, on huvitav, et mitte kõik ei ole pidanud Jeesusega kohtumist mingiks toredaks kogemuseks. See ei ole olnud nii. So we read in Mark's Gospel, chapter 7, and starting at verse 24, Me loeme Markuse evangeeliumi 24. salmist. Jesus set out from there to go into the non-Jewish region of Tyre. Ja Jeesus siis seal on liikumas Tüürose alale, mis oli paganlik piirkond. He intended to slip into a house unnoticed, but people found out that he was there. Ja tema eesmärk oli lihtsalt siis minna sisse kuskile majja ja tegelikult ta üldse ei soovinudki, et teda nähtaks ja kuuldaks. And when a woman whose daughter had a demon spirit heard he was there, she came and threw herself down at his feet. Aga seal oli siis üks see naine, kes kuulis, et Jeesus on seal, siis ta heitis siis ennast Jeesuse jalgade ette. She was not Jewish, but a foreigner born in the part of Syria known as Phoenicia. Ja see naine oli siis kreeklanna, nii et ta ei olnud isegi mitte juut, vaid pärit Sürofoniikiast. She begged him repeatedly to cast the demon out of her daughter. Ja naine siis palus Jeesust, et Jeesus ajaks kurja vaimu välja tema tütrest. But finally, Jesus said to her, "First, let my children be fed and be satisfied." Aga Jeesuse sõnad talle olid 27. salmis, et lase esmalt lastel saada kõhud täis. For it isn't fair to take the children's bread and throw it to little dogs. Ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. And she answered, "How true that is, Lord. But Yeah. even puppies under the family table are allowed to eat the little children's crumbs." Aga 28. salmis, aga naine vastas talle, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. And then Jesus said to her, "That is a good reply. Jeesus oli naise vastusega väga rahul Now, because you have said this, you may go. ja Jeesus ütleb, et selle sama sõna pärast mine. The demon has permanently left your daughter." Kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. And when she returned home, she found her daughter resting quietly on the couch, Ja completely free from the demon. Ja tulemusena siis naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. You see, while she ultimately received from Jesus the healing that she came for, Ja vaata, naine siis olles kätte saanud Jeesuse käest selle ime, mille tõttu ta tuligi Jeesuse juurde. she was basically compared to a dog by Jesus. Siis Jeesuse sõnad tegelikult olid nagu päris karmid inimlikult vaadates, et ta võrdles naist koerakestega.
She was designated as being a lesser person than the Jews to whom Jesus said he'd come. ehk siis Jeesus oleks nagu andnud vihje, et see naine oli siis juudi soost lihtsalt vähem olulisem, kuna ta polnud juut. And it was only because she persisted in pleading for her daughter that she received what she needed. Ja siit põhimõtteliselt, miks see naine oma ime kätte sai, sellepärast, et ta oli lihtsalt niivõrd peale tükkiv omas asjas. And this morning I want to tell you that despite how you may feel, Ja täna hommikul ma tahangi sulle rääkida, et vahet ei ole sellest, millised on su tunded su sees, and despite how others may see you and make you feel, ja hoolimata ka sellest, kuidas teised sind näevad või kuidas teised panevad sind tundma, you do not have to settle for crumbs under the table. siis sa tegelikult ei pea leppima leivapurukestega laua all. If you have believed in Jesus and accepted him as your Lord and Savior, Kui sina oled see, kes on võtnud vastu Jeesuse oma issandaks, then you are a child of God. siis sina oled Jumala laps. You have a seat at his table. Ja sul on suisa istekoht tema You, lauas. you do not have to scramble on the floor for scraps. Sa ei pea mingit purukesi laua alt korjama. Psalm 23 is probably one of the best known psalms in the Bible. Psalm 23 on ilmselt üks enim tuntud laule üldse piiblis. So let's read it together and then look briefly at what it means for each of us who know Jesus. Loeme korra seda üheskoos ja saame ja märkame seda, mida see päriselt meie jaoks tähendab. The Lord is my shepherd. Issand on mu karjane. I shall not want. Mul pole millestki puudust. He makes me lie down in green pastures. Haljale aasale paneb ta mind lebama. He leads me beside still waters. Hingamisveele saadab ta mind. He restores my soul. Tema kosutab mu hinge. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja. For you are with me, your rod and staff, they comfort me. Sest sina oled minuga, su karjase kepp ja su saun, et trööstivad mind. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. You anoint my head with oil. Sa võiad mu pea õliga. My cup overflows. Mu karikas on pilgeni täis. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ja ma jään issanda kotta eluajaks. So firstly, the Lord is my shepherd. Nii et esimene salm ütleb, et issand on mu karjane. Let that truth sink into your heart, sink into your soul and your spirit just Luba- for a moment. Luba hetkekski sellel tõel nagu langeda su vaimu ja su hinge. In John's Gospel, Jesus says that the hired hand will leave the sheep and run away at the coming of danger. Johannese evangeeliumis räägitakse sellest, kuidas need karjased, kes ei ole tõelised karjased, põgenevad, kui nad näevad ohtu tulemas. But the shepherd, the owner of the sheep, will lay down his life to protect his sheep. Aga tõeline karjane on see, kes paneb oma elu lammaste eest maha. In this psalm, David declares, the Lord is my shepherd. Ja selles psalmis siis Taavet kinnitabki siin, aga issand on mu karjane. You are Jesus' sheep. Mis tähendab seda, et me kõik oleme Jeesuse Kristuse lambad otsekui. He is your shepherd. Tema on see, kes on sinu karjane, ta näitab sulle teed. He loves you. Ta armastab sind. Do you know that the Bible tells us that God sings over us with joy? Kas sa tead, et piiblis on ka selline kirjakoht, kus Jumal lauldes rõõmutseb su üle?
Just like a father sings over his child with love, so God sings over you. täpselt nii, nagu isa laulab oma lapsele, nõnda laulab ka taevane isa sulle sinust mõeldes. He looks after you. Ta kannab su eest hoolt, He cares for you. ta hoolib sinust. And when you go missing, he searches for you and draws you back into the fold. Ja kui sa peaksid kuskile kaotsi minema, siis ta läheb su järele, ta otsib sind, et tuua sind tagasi teiste hulka. Whatever your status in life, Milline iganes ka ei oleks sinu staatus selles elus siin, whatever your occupation may be, mis iganes ametit sa pead, however rich or poor you are, et vahet pole, oled sa vaene või rikas, whatever your health is like, milline on sinu tervis, you are shepherded by Jesus, your Lord. siis ikkagi on Jeesus sulle ülemkarjaseks. And then, secondly, look at the next phrase. I shall not want. Ja seal öeldakse sealsamas, mul pole millestki puudust. One of the names of God that he reveals in the Old Testament is Jehovah Jireh, the Lord, my provider. Jehova Jaira on siis heebrea keeles üks nendest nimedest, kuidas Jumal ennast nimetab ja mis tähendab seda, et ta on meie varustaja. This name was revealed to Abraham when he stepped out in obedience to God and was about to sacrifice his son Isaac. Ja sellisena ilmutas Jumal ennast Abrahamile sel hetkel, kui ta oli Iisakit ohverdamas. God stepped in. Jumal astus vahele. He stopped him from killing Isaac and provided a ram for the sacrifice instead. Ja Jumal astus vahele ja takistas Abrahamil Iisakit tapmast ja hoopis valis siis selle jäära sealt, kes toodi ohvriloomaks. My friends, I want you to know today that that provision of God is for each and every one of us, everyone who knows Jesus as Savior. Ja ma tahan täna kinnitada, et täpselt samamoodi varustab Jumal sind, absoluutselt igaühte, kes kuulub Jumalale, kes on tema laps. He knows what we need, Ta teab täpselt, mida me vajame. and he promises to provide all that we need because he is our shepherd. Ja ta on tõotanud varustada meid, mida iganes me vajame, sest tema on meie karjane. Thirdly, we read that he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Ja siin edasi räägitakse meile, et ta saadab meid hingamisveele, et tema on see, kes kosutab meie hinge. The shepherd knows that the sheep need lush pasture for food. Ja karjana teab ju suurepäraselt, et lambad vajavad head karjamaad, kus nad saaksid toitu. And a place to rest and gently flowing water for refreshment. Et karjamaad, nagu meil eesti keeles on tõlgitud haljad aasad, kus nad saaksid ka puhata ja samas rüübata värsket vett sellisest rahulikust allikast. As the sheep of his pasture, Jesus knows that we too need places of refreshment, rest and nourishment. Ehk siis puhkust, toitu, kosutust. Ta teab, et me seda kõike vajame. In English, we have many different translations of the Bible. I don't know if you do as well. Inglise keeles on muidugi väga palju erinevaid piiblitõlkeid, meil kah mõni. And some of these are not direct translations, but they seek to explain the meaning of the passage by the words that are used. Kõik tõlked ei ole otsetõlked, aga on nii-öelda seletavad ja püüavad siis aidata lugejal aru saada selle mingi kindla kirjakoha tähendust. And one of those translations of what we've just read says this. Ja üks siis sellistest seletavatest tõlgetest ütleb nõnda. He offers a resting place for me in his luxurious love. Ta pakub puhkamispaika mulle tema üleküllusliku armastuse sees. His tracks take me to an oasis of peace near the quiet brook of bliss. Ja tema rajad viivad mind nagu rahuliku õndsuse paika. And that is where he restores
ja selles kohas ta taastab ja nagu otse kui elustab mu elu. You know, Jesus longs for you to rest in his luxurious love. Nii et Jeesus tahab, et sa õpiksid puhkama tema, võiks öelda siis, rikkalikus armastuses. He wants to bring peace and bliss to you in every aspect of your life. Ta tahab tuua rahu ja õnnistust sulle kõikides sinu eluvaldkondades. He longs to bring restoration to you. Taastamist sulle tahab ta tuua. He longs to revive you and make you whole in body, soul and spirit. Elustada sind seest poolt, teha sind elavaks nagu seest poolt ja kanda hoolt su ihu, hinge ja vaimu eest. Fourthly, we read, he leads me in paths of righteousness for his name's sake. Ja siis öeldakse meile ka, et ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Do you know that God wants to lead you every day of your life? Kas sa tead, et Jumal tahab juhtida sind iga päev? He's interested in every aspect of your life. Ja teda tõesti huvitab sinu elu kõik valdkonnad. He wants you to follow him wherever he leads. Ta tahab, et sa järgneksid talle sinna, kuhu ta sind juhib. Why? Because wherever he leads you, it is for his glory. Sellepärast teeb ta seda, et kuhu iganes tema sind juhatab, siis see on see viis, kuidas tema nimi saab austatud. He leads you along the right path, the path of righteousness. Ja õigele teele, õiguse teele juhatab ta sind. And he leads you that way so that your life can bring honor to his name. Ja selle juhtimise mõte on see, et sinu kaudu saab Jumal austatud. He wants your life to be lived in such a way as your friends and neighbors recognize that there is something different about you. Ja ta tahab juhtida su elu nõnda, et sind ümbritsevad inimesed, su naabrid näeksid, et võt sinuga on midagi teistmoodi, midagi teistsugust. They might not know what it is, Nad ei pruugi alati teada, mis see täpselt on, nad vaatavad sinna, et ei saa arugi võib-olla, but you know it's because you are being led in paths of righteousness by a shepherd who loves you. aga sina tead, et see kõik on sellepärast, et karjane, kes armastab sind, juhib sind õiguse rööbastes. And as you follow the shepherd, he gains the glory. Ja seda mööda, kuidas sina oma karjasele järgned, seda mööda saab sinu karjane ka austatud. Fifthly, it's important we understand that our life is not always going to be easy when we follow Jesus. Ja viiendaks, me võime ka arvestada sellega, et Jeesust järgides meie elu ei ole alati lihtne. We read in the psalm that we will walk through the valley of the shadow of death. Sest 4. salm ütleb, et jah, on reaalsus, et me kõnnime ka vahel pimedas orus. But even when our lives get difficult, Kuid isegi siis, kui meie elu on raskustes and even when we find ourselves in danger because of the gospel, ja mõnikord ka võib-olla leiame oma elu isegi ohus olevate evangeeliumi kuulutuse pärast, we need not fear any evil, siis sõna ütleb, et me ei peaks kartma kurja, because Jesus is with us. sellepärast et isegi seal on Jeesus meiega. His rod and his staff will be our comfort in the difficult times. Ja rasketel aegadel karjase kepp ja sau, need trööstivad mind, ütleb 4. salm. Here in the valley of the shadow does not refer to the time when we depart this earthly life, Et siin selles pimedas orus see ei tähenda seda aega, mil me oleme siin maa pealt lahkunud, but rather to those times when it seems God is leading us into difficult situations. vaid siin lihtsalt räägitakse sellest, et kuidas Jumal juhib meid läbi rasketest aegadest. Times when life is not as easy as it could be. Ehk siis need on lihtsalt need ajad, mil elu ei ole nii lihtne, kui ta võiks olla. Maybe we have health problems or money problems or problems in our families. Võib-olla sa lähed läbi tervisehädadest või on rahalised raskused või perekonnaprobleemid. Times when our natural human response is to panic and to be fearful
et need on need ajad, mil me oma loomulikkuses võib-olla reageeriks paanikaga või murega. But David, the psalmist here, makes a declaration that even in these times he will not be afraid. Aga Taavet ütleb siin psalmistina, et isegi kui on sellised ajad, siis tema ei karda. He will not panic or worry. Ta ei kavatsegi olla paanikas või muretseda. Why is that? Miks see nii on? Because he knows that the shepherd is always leading the sheep and is there to protect the sheep. Sest ta teab hästi, et karjana on alati oma lambaid juhtimas ja ta suudab kanda oma lammaste eest hoolt. Whatever you're experiencing now or experience in the future, know that Jesus is right there with you. Mida iganes sa koged täna või isegi raskused, mis on sind ees ootamas, siis ära muutu araks, vaid tea, et Jumal on alati sinuga. He is your shepherd and he will protect and comfort you. Jeesus on su karjane ja tema kaitseb ja hoiab sind. He will bring you out of the valley and back into the light of his glory. Nii et tema on see, kes juhib sind välja pimedast orust valguse kätte, et võiksid tuua au tema nimele. And then sixthly, as we emerge from the valley, look at the promise that awaits. Ja nüüd kuuendaks, kui me oleme sellest orust välja tulnud, siis pane tähele seda tõotust, mis meid ees on ootamas. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all, sa võied mu pead õliga. Wow. Amazing. Hämmastav. God prepares a table of blessing for us. God prepares a table of blessing for each and every one of you. Et nõnda siis Jumal on valmistanud ühe õnnistuste laua sinu jaoks, igaühe meie jaoks. It's a table prepared for you. See on sinu jaoks valmistatud. Not a table where you have to scrap for crumbs that fall from it like a pet dog. Nii et see ei ole see, kus sa pead koera kombel sealt mingisuguseid kübesid laua alt jahtima. But a table filled with the amazing blessings of God. Aga see on laud, mis on kaetud rikkalikult Jumala õnnistustega, Set for you simply because he loves you and wants the best for you. mis on valmis pandud sinu jaoks lihtsalt sellepärast, et ta armastab sind. As you come to the table, you're anointed with oil. Ja kui sa lähed selle laua äärde, siis on sind võitud õliga. You know, it always amazes me how generous God is. Ja see alati paneb mind hämmastama, kui helde, kui lahke ta on. Oil in the Bible represents the Holy Spirit. Ja õli siis tähistab püha vaimu piiblis. And in the Old Testament, God gives Moses precise instructions for the building of the tabernacle. Vanas testamendis annab Jumal Moosesele väga täpsed instruktsioonid, kuidas koguduse telki tuli ehitada. And then he gives precise instructions for the making of the clothes that the priests must wear. Ja ka instruktsioonid selle kohta, milliseid riideid preestrid pidid kandma. And these clothes were very rich, heavy, expensive robes made from the very best materials. Ja need preestrite rõivad olid väga hinnalised, väga kvaliteetsed, väga hoolikalt tehtud. They took skilled tailors much time and effort to make. Ja meistrid pidid olema tõesti väga oskuslikult, see võttis aega, et neid valmis saada. And then at the ordination and consecration of the priests, Moses is told to anoint them with oil. Ja siis, kui need preestrid pühitseti ametisse, siis Mooses oli see, kes pidi neid võidma ametisse. I don't know what you do here, but in England, what we tend to do is we get a little bit of oil on our finger and we do that. Ma ei tea, kuidas teil siin see asi käib, aga Inglismaal me teeme niimoodi, et võtame tilgakese õli ja siis niimoodi paneme tõks otsa ette. That's not what Moses did. Mooses ei teinud päris nõnda. He gets a jar of oil Mooses võttis terve anuma, mis oli õli täis and empties it over their head, ja lihtsalt tühjendab selle preestrile pähe. representing God's lavishness in pouring out the Holy Spirit upon us.
ja see pidi väljendama nagu Jumala niisugust positiivses mõttes pillavust, kattes siis inimese õliga. The oil runs down their head and all over these brand new, very expensive clothes that they were wearing. Ja niisiis see õli siit peast voolas üle kogu preestri, kattes kõik need ülikallid rõivad. That's why Psalm 133 speaks of the oil running down the beard of Aaron. Ja sellepärast räägibki psalm 133 sellest, kuidas õli tilgub alla mööda Aaroni habet. You see, God doesn't give you a little dab of the Holy Spirit. Jumal ei anna sulle püha vaimu nagu väikse niisuguse tilgana. As you come to the table He has prepared for you, He lavishly pours out the Holy Spirit into your life. Ja kui sa tuled Jumala laua äärde, siis ta on väga-väga rikkalik, andes sulle püha vaimu. Hallelujah. He fills the cup that you offer Him, the cup of your life, to overflowing. Mu karikus on pilgeni täis, ehk siis su elu on rikkalikult teda täis. Paul, writing to the Ephesians, tells us that God has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. Ja Paulus ütleb siis kirjas Efeslastele, et me oleme saanud osa igast vaimulikust õnnistusest. Kõik on meie jaoks kättesaadav. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Ja tema kaudu, kes on valinud meid enne aegade algust. God chose you before you were born. Jumal on kutsunud sind juba enne su sündi. He chose you before creation took place. Isegi enne, kui kogu maailm loodi. He has loved you long before you came to love Him. Ja ta on armastanud sind enne, kui sina teda hakkasid armastama. But do you know what? Aga kas tead mida? Sometimes we can feel like that Syrophoenician woman who was begging Jesus to heal her daughter. Aga vahel on nii, et oma eludes me tunneme niimoodi nagu see Sürofoniikia naine, kes läks nende kübemete järele. We feel that all that is left for us is the crumbs that fall from the table as other better Christians feast. Ja me nagu tunneme, et see kõik, mis umbes nagu meile on jäetud, ongi lihtsalt purukesed laua all selle rikkaliku söömaja asemel. Let me tell you this morning, this afternoon, that this is a lie of the devil. Ma tahan öelda sulle sellel pärastlõunal, et see on üks vaenlase vale. It's a lie that he brings to our minds to keep us from enjoying the riches of God's love. See on vale, nagu ta hoiaks meid eemale tema rikkalikest õnnistustest. It is a lie that will drag you down and make you doubt your salvation. Ja see on ka vale, kui keegi või miski paneb sind kahtlema sinu päästes. It's a lie from the very pit of hell. Ja need on valed, mis on siis sündinud põrgust. And I just hope that as we've been sharing together, I've helped you to see that lie for what it is. Ja ma loodan, et täna, mil me oleme jaganud neid mõtteid, sa oled tuvastanud ära need valed omaenda elus. And I hope that it has helped you to see afresh that you are loved and cared for and blessed by the Good Shepherd. Ja ma tõesti loodan, et sa näed, kuidas sa oled ülemkarjase poolt armastatud ja hoitud. Hallelujah. The Good Shepherd who gave his life for you. Hea karjane on see, kes annab oma elu oma lammaste eest. Ta on andnud selle sinu eest. And continues to love you every day of your life. Ja ta jätkab armastamaks sind igal sinu elupäeval. He watches over you until that day when you go to meet him. Ta vaatab su üle siin selles füüsilises maailmas kuni selle hetkeni, kui sa siit lahkud ja lähed talle vastu. Or the day he comes back Või us home. selle päevani, mil ta tuleb ise tagasi selleks, et meid endaga võtta. Let me finish by sharing some words from that modern translation of the Bible I mentioned earlier. Ja ma tahan veel jagada lõpetuseks mõtte siin sellest samast laiendatud piibli tõlkest. If you want to look them up, you can find them in Ephesians
verse 14. Efeslaste 3. peatükist sa leiad need And this is my prayer for all of you. ja see on minu palve teie kõikide eest. So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, Ehk siis alandlikkuses ma olen teie ees, issanda Jeesuse Kristuse messia ootuses. the perfect Father of every father and child in heaven and earth. Tema, kes on, see on laiendatud tõlge, siis tema, kes on täiuslik isa kõigi jaoks. And that I pray that he would unveil in you Ja mina palun, et ta saaks nagu suureks teie sees, juurduks teis. the unlimited riches of his glory and favor Nendes mõõtmatutes rikkustes ja soosingus, mis tal on teie jaoks. until supernatural strength floods your innermost being with his divine might and explosive Ja nõnda see explosive power on nagu see, otse kui see plahvatav vägi, mis on teie sees. Amen. Okay. Amen. Amen. You know, today, if you feel that you need a fresh touch from God, any of the areas that we've covered this morning, if you need a fresh infilling of the Holy Spirit, if you've got a health problem, or you need God's provision in your life in any way, we would be honored to pray with you. And I don't know how that's going to work. I will leave that to the bishop to sort out. But we would, honestly, we would be honored to pray with you and for you. Yes, enne kui ma ära unustan kõik, mis siin räägitud on, et kui te tõesti kogete seda, et te ka tahaksite saada täis värskust, rõõmu, kui te soovite eestpalvet tervenemise või millegi muu eest, siis me oleme hea meelega valmis teid teenima. Ma ei tea, kuidas see päris täpselt välja näeb, et selle anname üle siis siiapoole pingis istujatele selle üle otsustamise. Amen. God bless you. Amen. Amen. Jaa, suur aitäh. On the video that we played earlier, hopefully you noticed Tavid. Selles videos, mis me enne mängisime, ma ei tea, kas keegi tundis ära teie armsa kalli Taaveti? Yeah. Because he has been to our church in the UK, he knows our prayer needs. Kuna Taavet külastas meid, siis tema teab, millised olid meie palvevajadused. And because we are here for these few days, we understand some of your needs. Ja kuna me oleme siin veetnud nii mõnegi päeva, siis me tegelikult teame ka neid palvevajadusi, mis teil on. And in the UK and other countries around the world, we're experiencing what is called a quiet revival. Ja huvitaval kombel siis nii Inglismaal kui ka mõnes teises riigis kogetakse sellist asja nagu ärkamise vormi, mida nad siis nimetavad nagu vaikne ärkamine. And what that is young people coming to find Jesus and searching to know him more. Ja mida see tähendab, on see, et noored inimesed on hakanud tulema Jeesuse juurde, otsivad teda, et teda tunda rohkem. And what we will go away and do is we will pray for your church, that your church will see an influx of young people come into this church. Ja üks asi, mille pärast ma tahaks palvetada, on ka, et teie kogudus oleks valmis siis võtma vastu neid noori inimesi. On the streets in the town yesterday, there were so many people, young people, hungry to hear about Jesus. Ja eile me olime tänavatel ja märkasime, et seal on nii palju noori inimesi, kes tahavad Jeesusest rääkida, nad on selleks avatud. And so I urge you to pray into that yourselves and to be confident to talk to young people and invite them to come to church. Et igal juhul me tahaks julgustama teid nende noorte eest palvetama, nendega vestlema, neid kirikusse kutsuma. Invite them to know Jesus personally. Kutsuge neid, et nad võiksid tunda Jeesust Kristust isiklikult. And this morning we've heard from Mike saying the shepherd wants to look after his flock. Ja täna hommikul me kuulsime, kuidas Mike rääkis, et karjase süda on seal, ta tahab oma karja eest hoolt kanda. You are his flock. Ja teie olete kari.
and he loves you deeply. ja ülemkarjana armastab teid. And he wants you to be healthy. Ja muidugi ta tahab, et teil läks hästi, et oleksite terved, And he wants you to be active. et oleksite aktiivsed. And he wants you to use all the gifts that he has given to you. Ja ta tahab, et te kasutaksite neid ande, mis ta teile andnud on. So Irene is going to play a song, and at the end of that, if you want to come for prayer, if you just need to know a little bit more of Jesus in your life, if you need prayer for healing, if you have depression and anxiety, or you just want that Holy Spirit to bubble up in your life, please come forward and we can pray with you. Et sel ajal, kui Reni juhatab ülistus, mis iganes mure sul on, sa tahad küsida rohkem Jeesuse kohta, sa tahad eest palvet, ükskõik millise vajaduse suhtes, siis tule aga julgelt ette, et me palvetame. Because the Lord our God is powerful. Amen. Sellepärast meie issand on vägev, amen. This painting over here says the lion roars over his people. Sellel maalil me saame lugeda, et issand on otse kui lõvi, mis möirgab üle oma rahva. And I pray he'll roar in your life Ja today. ma palvetan, Amen. et sellised nagu hüüded oleksid ka teie eludes. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. So we sing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. I want to see you. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. Poo-ha, poo-ha, poo-ha. I want to see you. Oh, to see you, Lord. Pour out your spirit, pour out your spirit, Holy Lamb, Holy One on high. Pour out your spirit.